Merekooli aeg, et ma räägiks ajast võib-olla natuke enne, mis toimus maailmas, mis Eestis ja mis selle merekooli tegutsemise ajal ja võib-olla mõne sõnaga ka siis markeeriks mõningaid arvusi, mis puudutab merendust, aga ka siseveeteid Eesti majanduses. Ja need arvud ma ei hakanud midima Statistika Keskameti büroosse, kuigi ma olen neid ka vaadanud, aga võtsin enne teist maailmasõda toimunud merepäevadeks välja antud trükisest, kus on need ka antud. No selle trükise on mulle vanaisa jätnud, kes küll oli, mina olin aastane, kui ta suri. Aga võib-olla mõned asjad, kuidas laevasõit ja laeva juhtimine on üldse ühiskonda laialt mõjutanud. Kui vaadata, hästi tuntud on see, et juba antiikajast nimetatakse rooduse kaubandusõiguseks on pärit mitmed põhimõtted. No näiteks, mis on hiljem laienenud ka teistele veoaladele. No, see on pärit see ala, et kui näiteks laev satub hätta ja on vaja osa lastist välja visata, või osa lastist läheb hukka, et kuidas jagatakse siis kulud. Siis ei jää kulusi kandma üksi ainult see, kelle lasti osa kaduma läks. Või teotatakse kahjud solidaarselt kõikidega, kelle last laeval oli. Et see on pärit juba antiikajast rooduse mereõigusest ja levinud hiljem üsna palju teistele veostele. Või nagu Saksa õigusajaloolane Hattenauer arvab, mis põhjustas tugevate keskriikide ja keskvõimuga riikide tekke Inglismaal ja Prantsusmaal ja Saksamaal ei tekkinud ja Saksamaad me tunneme siiamaani väga föderatiivse riigina, ongi liitvabariik, kus ei ole ühte keskset linna, on palju võrdseid linnasid ja ka õigussüsteemid erinevad, et tema arvab, et mõju on tulnud normannidelt. Nimelt, kui Norra riik tekkis, aga Taanis on teada, et seal ei kehtinud vana lääniõiguse põhimõte, et minu vasall ei ole minu vasall. Norras võttis kuningas kuningavõimu kehtestas kõikidelt vabadelt meestelt vande. Sama tegi, kui prantslased läänistasid selleks, et normannide hädaohtu kõrvaldada, kõige parem on tõrju üks mees teise samasuguse välja. Sääni jõe vasakalda-alad läänistati ühel Rollole, kes siis oli ka Põhjamaadest tulnud. Selle tingimusega tema põhiülesanne, et Sääni jõge pidi ei pääseks vikingilaevad üles Pariisi all enam. See mees võtab ka kõikidelt vabadelt meestelt vande. Sama teeb hiljem William Vallutaja, aga teised varasemad normannidest Inglise kuningad. Ja see saab selle ühtluse, et sõltumata vahepealsete hertsogide ja graafide tegevusest on kõik mehed andnud vande ja kuningalle, seega Saksamaal jääb kehtima põhimõte minu vasall ja vasall pole minu vasall. Aga Saksamaal rahuldas see, kuna sakslased just sel ajal said võidu nii ungarlaste üle, kes käisid rüüstamas, kui ka viikingite üle. Ja keisarriik föderatiivsel kujul säilis. Prantsusmaal, hea küll, lagunemine kestab edasi, aga põhimõte on paika pandud ja Inglismaal hakkab väga kiiresti kujunema üks tugev keskvõim ühes riigis, mis ei toetu mitte enam üldse võimu autoriteedile, vaid hakkab toimuma mingil hetkel ka juba otseselt ametnike võimule. Teine komme, mis tuleb, mida võib siduda, sama Saksa õigusajaloolane seob seda just laevalasti raamatutega, just need normannid on väga usinad, kõige kirjapanejad. Teame, et nii kui William Vallutaja on Inglismaa vallutanud, teeb tema, mida me tunneme tänapäeval viimse päeva raamatuna, kõik külad on üles loetletud ja külades olev põllumaa arv ja loomade arv. Teab palju makse küsida ju, et kohalik asevalitseja ei saa sulle esitada muid andmeid. Sama teame, teine normanni valitseja, Taani kuningas, laseb teha Eestimaa kohta ka, mida me tunneme siis Eestimaa hindamisraamatuna tõlgitud praegu. Kust läheb ka välja see, et tol sajandil tõepoolest eestlased väga rannikul ei ela, kuna rannikul ei ole põllu, aga rannikul on muud kohad, nagu kalapüügi ja muud merele mineku kohad. Et sellised kumma mõjusid on avaldanud, rääkimata sellest, mille nii ristisõjad kui ka kaubitsemine ja meresõit avaldas veksli õigusele. Pole ju mõtet hõbedat ja kulda väga kaasa vedada alati, kui see pole lastiks endaks. Hulga lihtsam on see, kus on partnerist reeder teisel pool ja teil on vastastikused veksli välja maksev kohustused paberid kaasas. Aga see saame ka aru, et kõige kindlama kuju saab just Põhja-Itaalia linnades, aga sama kehtib ka siin Läänemäärastes linnades, aga Põhja-Itaalias see, et kuna nemad teenisid ka ristisõjat ülevedu, sageli ristisõdijad pidid selleks, et maksta pühale maale mineku eest, pantima ju oma läänid ja valdused kusagil mujal. Ja nüüd tekkis organisatsioon, kes hakkas neid
panditud varasi valitsema ja rahastas siis seda retke. Aga kui me jõuame 19. sajandisse ja mina teeks ikka eelloo see paarkümmend aastat enne Käsmu merekooli loomist, mis jääb Heinast 1864, Käsmu 1884, nii et Heinast merekoolist 150 aastat. Sellest kuulsime väga põhjalik ülevaade, aga mis siis maailmas toimus? Ütleme, see 20 aastat Heinaste ja Käsmu merekooli loomise vahel on üsna murrangulised aastad. Peale sellele järgneb pikk ja üsna rahulik periood. 1864 me teame, et Ameerikas käib veel kodusõda. On otsustamisel, kas Ameerika jätkab ühtse riigina või kujuneb selle, mida territooriumil me praegu tunneme, mitu riiki. Väga tõenäoliseks võinud 3 liitriiki kujuneda. Et võib-olla läänepoolsed osariigid oleks moodustanud enda oma, kui konföderatsioon oleks surunud enda rahulepingu peale. Teiseks, Saksamaa ja Itaalia veel jagunenud, aga just 1864 nendel aastatel toimub siis Itaalia ühinemine. Ja Saksamaa alustab neid ühendamiskatseid, mis viivad kõigepealt Saksa-Austria sõjani, mille teine tagajärg on see, et Ungari taastab oma riikliku iseolemise küll kaksikmonarhia raames 1867. Itaalia saab endale siis Veneetsia tagasi ja lõpuks läheb siis Prantsuse Preisi sõda, mis viib Saksamaa ühendamiseni ühtse keisarriigina, aga ka liitriigina. See eriti huvitav on Bismarcki väga kaval lähenemine valimisõigusele. Preisi parlament valitakse kuurijate kaupa ja mitte ühetaoliselt. Põhimõte on see, et need inimesed, kes maksavad otseseid riigimakse riigikassasse 1/3 kogu summast, nemad valivad 1/3 parlamendist. Keskmine kolmandiku ja need, kes maksavad 1/3 maksude kogu summast, siis 2/3. Saksa riigipea valitakse nii, et üks mees, üks hääl. Ühetaoliselt. See on selline kaval võte tal rahuldada nii konservatiive kui ka väga radikaalseid liberaale hääleõiguse mõttes. Kõik see toimub just nende 20 aasta jooksul. Selle ajal Venemaal kaotatakse just vahetult enne pärisorjus ära ja hulga kohtureforme. Ka meil Eestis on palju reforme. Tuleme Eesti juurde hiljem. Võetakse esimesed 20 aastat kohe läbi, 1866. aastal vallaseadus. Vald vabaneb mõisa eestkostest. Ehk tuletan meelde, kuidas meie valda ka tollal valitseti, iga aasta käis koos valla täiskogu. Valla täiskogus olid esindatud kõik talupidajad, nii rentnikud kui talu omanikud. Kui talu omanikuks oli naine, siis tema saatis enda asemel volitas ühe meesterahva sinna, võis olema tema sulane näiteks. Maatamehed, sinna hulka kuulusid ka mõisarahvas. Ärme unusta, et just 19. sajandi lõpus pool Eesti maarahvast elab mõisates, pool elab külades. Mõisarahvas on maatamehed, nemad saavad saata 10 kohta. Nii et ka mõisa valitseja, kes võis olla väga jõukas mees, kui tal talu ei olnud neid ette näidata, siis tema oli nii-öelda maatamees, kes pidi saatma valla volikokku, valla täiskokku oma esindaja. Valla täiskogu valis volikogu vallavanema. Aga vald on löönud seisuslik organisatsioon, vaimulikud ja mõisarahvas ja alevite antvärgid alati ei kuulunud sinna. Tuleb passiseadus, mis teeb hõlpsaks kubermangust välja rändamise. Ja sel ajal on paraku Eestis olukord, et sündimuskordaja naise kohta hakkab vähenema. Aga kuna väga palju on noori inimesi, siis sündide absoluutarv jätkab veel kasvamist. Ütleme, et 19. sajandi lõpus sünnib Eestis umbes 35 000 last aastas. 20. sajandil sünnib juba vähem. Esimese maailmasõjaks sünnib 15 000 last aastas. Vabariigi aeg taastub, ütleme, et natuke üle 20 000. Praegu Eestis sünnib meid ka umbes 14-15 000 aastas. 80. lõpus sündis meid 20-22 000 aastas. Nii et palju on noori inimesi. Eesti majandus ei jaksa anda kõigile tööd. Tööstus ei ole veel nii kiiresti kasvama hakanud, seega väljaränne saab päris intensiivseks. Erinevad leedulastest, kes ei lähe Venemaale, kuna tahavad ennast Ameerikasse, et Chicago saab nende suureks linnaks, siis Eestist minnakse palju Venemaale. Nii siia otse Peipsi taha kui ka kaugemale. Ja mingil hetkel hakkab keisri võim seda ka soodustama. Teine, kõik see on ju see aeg, mida tunneme ärkamisajana.
no milles see ärkamise aeg väljendub? Noh, teame laulupeod, 1870 jõuab ka raudtee, mis näitab majanduse arengut, aga väga palju näiteks ehitatakse ärkamise esimeses faasis kirikuid. Ja ka hiljem me nimetame Tallinna Kaarli on tuntud, aga Tartu Peetri. Sajandivahetusel juba venestumise aeg jääb Rapla kirik, aga väga paljud Tarvastu, Viljandi, Pauluse, kõik need on selle aja ehitused. Lisame siia ka rahvamajad ja koolimajad. No ütleme, et järelärkamise aeg, mis on pärast 5. aasta revolutsiooni, väga kiire tööstuse tõusu aeg Eestis, siis ehitatakse 10 aasta jooksul Vanemuise teatri ja kontsertimaja, Estonia teatri ja kontsertimaja, Endla ja Valgase Säde. No praegu me kujutaks ette 10 aastaga ehitatakse 4 suurt objekti. 90. alguses meile tegemist ühe objektiga 5 aasta jooksul. Mis see oli see Muusikaakadeemia ja siis hiljem kunstimuuseum. Nii et seda vähemasti kohalike vahendite arvel. Ja mis maailma merenduses toimub? Me teame, et pärast Napoleoni sõdu on saanud merede valitsejaks Hispaania ja Portugali asemel lõplikult Inglismaa. Tööstusajastu nõuab standardeid. Esimene selge standard, kui jätame nüüd igasugu muud mõõdud kõrvale, on 1847 Inglise raudteel kehtestatakse vööndiaeg. Ja loomulikult, kuna kõige rohkem merekaarte trükivad inglased, siis saab nii-öelda nullmeridiaaniks nende kuninglik observatooriumi meridiaan. Me teame, et varasemad keiserliku Venemaa kaartidel on sageli näiteks Kuressaare nullmeridiaaniks, kui Vene keisri kõige läänepoolsem linn. No nullmeridiaan on kokkuleppeline. Ja kuidas tollal meridiaane näiteks tähetornide vahel kindlaks määrati, väga levinud oli kronomeetrilised ekspeditsioonid. Näiteks võrdleme Tartu täheobservatooriumis fikseeritakse täheaeg. No kellad on see regulatiivne, täheaeg on 4 minutit lühem kui tsiviilaeg ööpäevas. Ja siis nende 30 või 40 kronomeetriga minnakse teise observatooriumisse, kus tehakse sama fikseerimine. Ja siis võetakse nende kellade keskmine ja siis rehkendatakse see pikkuskraadide vahemik. Ja selle kõigega tollal väga hoolega tehakse ja siia tuleb juurde ka siis teised maakuju mõõtmised, määrata maa ellipsoid paremate kaartide tegemiseks. No maa tegelikult ei ole ellipsoid, me teeme geoidiks selle veetaseme. Aga seda, et maa ei ole ellipsoid, see selgub tegelikult mere peal väga selgelt, kus hakatakse tegema gravimeetrilisi mõõtmisi ja selgub, et merepind on madalamal, kui ta peaks olema. Ja seega lähemal maa keskmele, kuna pendel liigub kiiremini. No, pendel järgi saab raskuskiirenduse teada, raskuskiirendus on seda võimsam, mida lähemale minna maa keskmele või raskuskeskmele. Nii et sellised tööd kõik tollal toimuvad. Nüüd, kui käsme merekula avatakse, siis on Venemaal uus keiser. Mis eelmisest keisrist sai, Aleksander II tapeti terroristide poolt. Aga see on üks terrorismi kõrgharju, kus üks eelkõige anarhistlik vool oli võtnud sellise mõttekäigu, et uue parema ühiskonna saaks siis, kui riigivõimu ei ole. Kuna riigivõim soosib seda neid majanduslikke suhteid, mis põhjustavad ekspluateerimise. Nendel oli see lähenemisviis. Kuidas seda riigivõimust lahti, ja see oli üks vool, kõige lihtsam on see, kui ükski inimene ei julge enam kõrgemaks riigiametnikuks hakata. Ta ei julge siis, kui ta teab, et see tähendab surmaotsust temale. Ja Venemaal tapeti ausalt öeldes, ma arvan, et see arv on üle 1000 kõrgema riigiametniku, aga ega see polnud Venemaa asi. Tapeti Austria-Ungari keisrinna, noalöögiga Šveitsis, Itaalia kuningas, terve rida ministrid ja peaministri, kus Itaalia kaotas USA president McKinley, siis see sajandivahetuse paiku. Nii et ka sellised mõtted liiguvad. Siis saab aru, miks võib-olla näiteks Dostojevski kirjutab raamatu Kurjad vaimud või sortsid, kuidas ta erinevad aegad tõlgitud. Aga mis meredel veel toimub, kuna inglased on merede valitsejad, üks on tavapärane kaubandus. Aga meeldivad ju ka põnevad vaatemängud, eriti inglasteks saavad aga mängida hüpodroomil ja mujal. Selleks saab nüüd kiirete, kui vanad laevad tõid teed Hiinast terve pika hooaja, paar aastat olid teel, siis nüüd on kiired laevad, mille sinna pikkuse ja laiuse vahekord on 1/7 ja 2 esimest masti on raapurjedega ja tagumine on siis kahvelpurjedega ja hästi kiired. See laevatüüp tuletatakse Bostoni postilaevastega, lõplikult areneb välja oopiumisala kaubandusaeg kui Hiina enne oopiumisõdasid.
see jääb veidi varasemasse aega, aga kui teate, siis Hiinas oli oopiumikaubandus keelatud surmanuhtluse ähvardusel ja oopiumi salakaubaveo tõttu voolas Hiinast liiga palju hõbedat välja. Tegelikult inglased olid väga huvitatud, et kauba viia oma kaubandustasakaalu. Inglased nõuavad mingil hetkel, et Hiina avaks oma turu oopiumile. No see on umbes sama, nagu võib-olla keegi nõuaks, ütleme, et Kolumbia nõuaks New Yorgis kokaiini vaba müüki. Et kaubandusbilanssi vaja tasakaalustada. Sellega lõpeb oopiumisõdadega ja pärast ta pole vaja, aga see laevatüüp läheb nüüd käiku ja Londoni ajal Times paneb välja suure preemia, kes toob esimese teelaadungi kohale. Ja kõige kuulsam see võidusõit jääb just aastasse enne Einaste merekooli avamist 1863, kui 5 laeva asub enam-vähem üheaegselt teele. Hiinast Püha Helena saare juurde jõuab nendest 4 enam ühe päeva sees. Inglise kanalis ja sisenevad alla tunnise vahel 2 tükki ja lõpuks nad jõuavad ka Londoni dokki, kus see lõpp oli ka vähem kui tunnise vahega. Need 2 laeva tegid siis preemia omavahel pooleks. Sellele kõigele, sellistele sõitudele tuleb üks suur pidur vahele. 1870, sama aasta kui aasta pärast meie üldlaulupidu, sama aasta kui Tallinnasse valmib Kaarli kirik ja kui Tallinnasse jõuab raudtee, valmib ka Suessi kanal. Suessi kanal hakkab kuulutama purjelaevanduse hääbumist. Esialgu mitte laevade arvu poolest, laevu ehitatakse juurde. Kuna aurulaevad on juba olemas ja kõik teavad seda, et on 2 varianti, kas lastiruum täita söega ja sõita merel või täita lastiruum kaubaga. Kui seda söega, siis ei ole kaupa ja ei ole kasumit. Kui seda kaubaga, on kasum. Aga nüüd selgub tõsiasi, et Punane meri ei ole kõige soodsam suurtele purjelaevadele ja Suessi kanal eeldaks seda, et sealt läks ju puksiiriga läbi minna lõppurjakale. Aurulaev läheb ise. Seal lüüse ei ole. Ja teiseks saab teha Vahemere äärde ja Punase mere äärde lõputult söejaamasid. Aga aurulaevanduse levik annab purjelaevadele ühe väga hea tööotsa esialgu. See on söejaamade varustamine söega. Nii et seda ta annab ja prahirahad tulevad. Ja kõige selle aja siis siin siseneb ka Eesti laevandusse. Tinglikult 1861 valmib esimene Eesti rannas üks suurem purjelaev. Aga nüüd ostetakse Soomest, nagu me läksime rannasõidu. Rannalaevandus on juba tükkemat aega edenenud, kuna linnad vajavad ju küll kive sillutiseks, küll halgusi kütteks. Aga pikka aega saabki siin meie kandi põhiliseks veokseks veod Peterburi eelkõige, kohaliku ranna ja nendele väljasõdu ja teine on see, et siin samas meie rannikul on palju sinisavi, Telliskivi veod Helsingisse ja Peterburi, muidugi ka Tallinnasse, aga Tallinnas on endast Telliskivi vabrikud. Tellis ja Kopligi me teame ju, kui nüüd on Tellis eest ära kadunud, nüüd Kopliks jäänud. Nii et need veod aga juba õige varakult 20. sajandi alguseks, mida on ka tulnud, on just sama punase puu vedamine Brasiiliast. Brasiilia riiki on oma nime saanud punase puu järgi. Üse Lääne-Indiast Euroopasse. Ja ka osaletakse kalaveos Valgelt merelt ja Põhja-Barentsi merelt Peterburi. See on natuke analoogne, kuna siin laevu polnud vaja. Eriti Virumaa mõisad teenisid selle hästi. 18. sajand on just see, aga paneb aluse meie piimakarjanduse veidi kõrvale teemast, aga Virumaal me oleme ju. Nimelt, kui Balti Adelkond saab monopoli 20 aastaks Vene kroonule viina toota, siis hakates Ukrainast ja Valgevenest iga sügis tooma Eestisse nuumveiseid, kes Praga peal üles nuumatakse ja kevadel, kui paast lõpeb, siis viiakse ilusasti need rõõmsad nuumloomad Peterburi. Aga sellega tekib meil kohalik veisekasvatus, saab täie hoo sisse, mida hiljem osatakse üle viia ka piimakarjale. Iseenesest võiks mõelda, et 1870 raudteehitus võiks nagu vähendada rannasõitu. Isegi ta väga ei vähenda, kuna rannaäärne ala ei ole teedevõrkudega hästi ühendatud, aga ta toob kaugsõitu juurde. Raudteed on ju vaja sellepärast, et on Tallinnas sadam. Ja seega veos käibed hoopis kasvavad. Aga seda nüüd ütleme, et kaugemate sõitude arvel.
Ja siin võibki tuua nüüd välja selle, et ütleme, et aastad pärast esimest maailmasõda, pärast sajandivahetust enne esimest maailmasõda on ju siin Läänemere ääres väga kiire majanduse tõus. Suur osa aluseks paneb sellele see, et tsaaririik kaotab oma Läänemere laevastiku ja kaotab Läänemere laevastiku hoopis Vaikses ookeanis. Kui mainida, et see aeg, millal Käsmu merekool tegutses, oli Aleksander III võimul. Tema on Venemaa tsaaridest kummaline. Ta viib läbi venestumist, tahab impeeriumit sisemiselt ühtseks muuta. Seda siis vene keele ja õigusu abil. Ikka, et üks keiser, üks usk, üks isamaa. Aga välispoliitilistest ambitsioonidest ta loobub. Ta on minu vist ainuke vene keiser, kes ei pea ühtegi sõda naaberriikidega. Ja küll, tema kaitse alla heitnud Hiiva ja Buhara, need muudetakse tegelikult sisuliselt nüüd Vene asumaadeks. Sel ajal just 1880-90 aastatel jagavad teised riigid muu maailma ära, kus lõpuks Ameerika sekkub Hispaania sõjaga, nii-öelda andes Kuuba oma protektoraadi ja iseseisvuse, võttes Filipiinid Hispaanialt ära ja tõrjudes Hispaania seega üldse maailma meredelt tagasi. Aga see on alles 1899. Nüüd tema järglane Nikolai II nii rahumeelne ei ole. Nikolai II on väga suured huvid Kaug-Idas. Nii nagu see meie rahvalik laulgi ütleb, et Hiina keisri maite ma ihaldas. See Vene riigi säädus, nagu see laul on. Ja Korea, mis on iseseisev kuningriik, aga seotud ajaloos nii Hiina kui Jaapaniga, jäämas Jaapani protektoraadiks, Vene taotlused Koreas viivad siis Vene-Jaapani sõjani. Vene-Jaapani sõda on millegi pärast kordab, ma ei tea, ilmselt ameeriklased ei olnud 45. aastal piisavalt lugenud Vene-Jaapani sõja ajalugu. Ta algab umbes sarnaselt, et läbirääkimised toimuvad Venemaa ja Jaapani vahel, siis jäävad toppama ja nurjuvad, siis Peterburis olev mereväeluure ilmselt jõuab järeldusele, et jaapanlased valmistuvad millekski, kuna nende agentuuri andmed ütlevad, et Jaapani sõjalaevad on lahkunud sadamatest. Aga nagu ikka jõuab ajavööndite vahe ka üle 10 tunni, eks ole. Jõuab Port Arturisse Vene telegramm liiga hilja. On laupäeva õhtu, mehed on maale lastud, laevade aurukatlad on jahtunud. Aga ühe aurulaeva, suure sõjalaeva, see on üle ööpäeva kestab enne, kui need tonnid vett seal auruks muuta. Mehed on läinud maale, laupäeva õhtu on ju peod. Ja kõigile üllatuseks kusagil hommikupoole ööd ilmuvad ei tea kust Jaapani keelogaasid ja muudavad Vene kaugide laevastiku teovõimetuks. Pärast seda on lihtne Vene jaapanlastel oma dessandid maale saata, alustada sõjakäiku mandril. Nüüd sünnib idee, et Port Artur teeb piiramise rõngast vabastada, selleks kõlbab Läänemere laevastik. See muu nimetatakse Vaikse ookeani teiseks kaadriks, see läheb ära ja loomulikult Tsushima väinas kaob ära merepõhja. Üks laev, mis pääseb, on Aurora sellest ekspeditsioonist. Aga see tähendab seda, et Läänemere ääres hakkab nüüd uue sõjasadama, sõjalaevatehaste ja kõigi nende ehitus. Aga kõik see vajab ehitusmaterjali selle kohalevedu, mis annab omakorda nüüd rannasõidulaevandusele, aga ka kaugemalt kaupade juurde suure hoo sisse. Lisaks raudteevõrgu areng. Aga raudtee, nagu öeldud, läheb ju sadamasse. Olgu selleks siis Pärnu, võtame Heinaste. Heinaste on pikka aega 19. sajand Läti teine sadam. Kauba välja pealt või kolmas kõigub seal. Aga Heinaste oli ka kitsarööpalise raudteega ühendatud. Tõsi, Eesti raudteevõrguga ühendati ta Saksa okupatsiooniga teise maailmasõjaga. Kuna muidu oli nii, et riigipiir oli vahel, et Eestist Iklasse minev raudtee lõppes ära ja 300 meetrit pärast teise pool riigipiiri hakkas Heinaste raudtee, mis läks Valmierasse. Nii et see on suur tõus, mis on just enne esimest maailmasõda. Esimene maailmasõda paraku tähendab maailma merenduses üsna suurt laevade kadu. Kõige rohkem kaob muidugi purjelaevasid. Siin kirjutasin mõned andmed välja, kohe vaatan. Ütleme, 1913 aastal loeti, et Eesti ettevõtjatele kuuluv, ma arvan, et võib-olla Tallinna Saksa
ettevõte on siin vast välja jäetud selles loetelus, kuna ta just räägib Eesti kui eestlaste mõneti. Et 55 000 brutoregistertonni, no brutoregistertonn on siis, kui bruto on kõikide laevade ruumide maht, peaks olema 2,8 kuupmeetrit umbes, ta on tuletatud jalgadest, kuupjalgadest. Ja hinnanguliselt vastas ta rahaliselt 4 miljonile kuldrublale. 1909 aasta on aurulaevasi vähe, kõik on purjelaevad siin samas koha peal tehtud ja ütleme, et 2 merekooli otsa ongi kõige intensiivsema laevaehituse piirkonnad, kus on kõige suuremad laevaseltsid kohalikud. Näitame tärkamise ja esimene laevaselts Linda ju paraku läks pankrotti. Ja see ongi Käsmu ja Heinaste. Kui vaadata Eesti loodusgeograafilist kaarti, see on suur vahe Eesti metsade ja soode vöönd, mis Lahemaalt läheb ju üle Soomaa ja Kõnnumaa just sinna Pärnu lahe, Liivi lahe randa. Mõlemad on selle sama metsade vööndi 2 eri otsas mere ääres. Üks Soome, teine Liivi lahe ääres. Ja Kabli rand me teame teine suur, Heinaste kõrval, suur laevaehituskeskus ju, kus tehti lausa metsa parvetamiseks Timm-kanal. Ja siin vahemärkusena võib öelda, et laevaehitus metsade reserveerimine on olnud suure panus Eesti looduskaitsesse. Riigikogu võtab 20. aasta algul vastu laevametsade kaitseseaduse. Paljusid metsas hiljem laevaehituses ei kasutatud, aga metsad olid juba tavalisest raieringist välja arvatud. Ja oleks ikka on kaitse all jäänud mõned siiani. Nüüd ka Eesti aurulaev on öeldud algul vähe. Et 1909 on Eesti laevaseltsidel 3 aurulaeva, 1912 juba 12 näha, et kasvama hakkab kiiresti. Aurulaevad on juba üle 10% sellest laevade kogumahust. Aga kui ütleme, et 55 000 tonni oli, siis 1919 vabadusse ajal loetakse Eestis 20 000. Tähendab, aga hästi suur... Lubati ma ütlen purjelaevade arvu. Venemaa laevade registris 1916, kui maailmasõda käib ja osa purjelaeva on hävitatud. Ja Venemaa laevade registris 1916 on Läänemerel 670 purjelaeva. Ma ei räägi mitte jaaladest, vaid suurtest purjelaevadest. Sellest 670 purjelaevast 386 on eestlaste omad. Ja sellest 386 on enamus on muidugi saarlaste ja Riia laheäärsete meeste laevad. Ja siit Käsmu ümbruse meeste laevu on 50 suurt purjelaeva. Vaat selline on purjelaevade seis on 16. aastal, kuid välja on jäetud Soome, sest Soome omab suurt purjelaevastikku ja väga suuri laevu. Üle 1500 registertonni purjelaevu on soomlastel, mida ei ole arvesse võetud. Aga mis siis maailmasõjak tabab, kui palju laevu jääb lääne poolele? Nendest enamus uppub siis Atlandi vedudes, mis ei jõuagi enam pärast mere Taani väinade sulgemist sakslaste poolt Vene sadamatesse tagasi või ei lähe Põhjamerele. Teine, üle 20 laeva jääb Vene sadamatesse, kui Eesti riik eraldub ja ei saada tagasi enam. Ja väga palju uputatakse, väga palju väiksemaid laevu uputatakse Pärnu sadama sulgemiseks. Aga uputatakse ka mujal, siin Väina-mere väinade sulgemiseks. Nii et kaubalaevastik on teinud läbi suured kaotused. Aga mis saab pärast esimest maailmasõda? Esimesed 2 aastat kogu maailmas järsku on jälle veod vabad. Mereblokaadid on lõpetatud ja kõik vajavad järsku kõiku kaupa, millest on sõjak puudust tuntud. Ja prahi hinnad tõusevad, tüüpiline mulli tekkimine, ülemääraseks. Nagu öeldakse, et 1919-20 said Lääne-Euroopas mõningad ettevõtted, kelle laevad olid säilinud, maksta isegi oma osanikele 200% dividende. See tingi muidugi Eestis suure laevaehituse alguse. Hakatakse kohe ehitama, 1920 on ehitusel siis üle 20 brutoregistertonni laevades 48 laeva. Aga nemad ei jõua selle mulje ajaks valmis saada. Ja ka 3 siis teraspurjekat, mootorpurjekat on ehitusel just sel ajal. Tõsi küll, maailmasõjaga on laevade kaotus nii suured, et laevade ehitamine ja laevade arvu kasv jätkab tõusu. Jätkab tõusu isegi suure majanduskriisi aeg. Just kui on esimese maailmasõja kaotus, seda vaja kompenseerida siiski. Aga küll
veohinnad kukuvad. Et seega sellest suurest tõusust me saime nii palju kasu, et laevu ehitati, aga koor kadus ennem ära, kui kokku jõuti riisuda. Nagu ikka hinnad kukuvad tagasi, siis tavaliselt rohkem veidi. Nüüd, millistel vedudel siis kahe maailmasõja vahel, ühed on muidugi sellised kohalikud rannasõveod, need jäävad endiselt veel väga tähtsaks, kuigi järjest enam tuleb maismaatransport hakkab konkurentsi üle võtma. Võib-olla siselaevandus on parem vaadata. Kui me Peipsi laevandusele, siis selle suurima tagasilöögi andis riigipiiri tõmbamine Eesti ja Venemaa vahele, seega tüüpiliselt Tartu-Pihkva veod ja kogu Velika ja Jõgikond tagant langeb ära. Aga sellegi poolest on näha, kuidas siin just nüüd ütleme, et metsaveol hakkab mõjuma see Mustvee-Sonda raudtee ja ütleme hiljem siis ka Tartu-Petseri raudtee hakkab võtma nii metsaveo, ka Peipsil on põhiline kraam, mida veetakse mets ja küttepuu ja ka reisijate veol tegi mõned väljakirjutused. Aasta 1921 Tartu sadamat läbis siis 21. aastal 120 000 tonni kaupa. 1936. aastal juba 39 000 tonni kaupa, seega me näeme, et üle 2,5 korra vähenenud. Reisijate vedu 1922 Tartus sadamas 117 000, 1936 61 000. Aga kui kõrvale vaataks, siis mis toimus just puhtalt rannasõiduvedudes. Siin ma tahan, et tüüpiline termin ühe riigi sadamate vahel on kapotaažvedu, aga see pole alati rannasvedu. Kui ma rääksin nendest võidusõitudest tee pärast, teine võidusõitude seeria oli 19. sajand pärast California kulla leiukohtade leidmist viia New Yorgist inimesi San Franciscosse. Aga see on ju, ma ei tea, 14 000 miili, mis ta peaks olema järemiilides. Seal oli õigus sõita ainult Ühendriikide lipu all olevatel laevadel, kuna Ühendriigid ütles, et meie kapotaažvedu ühest meie sadamast teise, mis sest, et ümber poole maailma. Aga Eestis oli siis 30. aasta lõpul meie sadamate vahel viidi 125 000 tonni kaupa Eesti enda sadamate vahel ja mis oli tolleaegsetest kõikide laia ja kitsarööpaliste raudteevedude mahust 10%. Ja reisijaid 75 000, enamasti siis saartele. Ja 500 meremeest sai oma elatise just selles sõidus. Aga kui nüüd teine oluline osi on siis Eesti ühendamine kauba ja reisijate veos muu maailmaga, siis tolleaegne Eesti sissevedu oli umbes 350 000 tonni kaupa ja väljavedu 450 000 tonni kaupa. Välja veeti mahult rohkem. Aga rahalises mõttes rohkem, kuna tolleaegne Eesti kaubandusbilanss oli positiivne, eriti Soomega kauplemisel. Ja siis ületas see jällegi raudtee kaudu välja veetud kaubamahu 4 korda. Aga Venemaaga kauplemine oli ka vähenenud ja Venemaaga on see, kellega raudteed kaubelda. Reisijad oli 80 000 ja nüüd 40% sellest reisijate veost, aga 40% kaubaveost viisid Eesti laevad Eesti lipu all. Paraku nad ei saanud kõige tasuvamaid ja liinivedus enda kätte, seega rahaliselt saadi 30% rahast. Ja siis ongi püstitatud tol ajal majandusministri poolt ülesanne, et Eesti peaks jõudma ka nende laevadeni, et saaks ka liinivedudes hakata konkureerima, et see ka rahast rohkem enda kätte saada. Juhuvedudest oli 50%. Aga teine oluline asi on selles, et kui võtta kokku tolleaegne Eesti laevade hulk, nende mahutavus ja rehkendada siis välja keskmiste veopikkused tonni kilomeetrit, siis selgub, et Eestil oli laevasi 3 korda rohkem, kui Eesti enda sisse ja väljaveo vajadus nõudis. Mis tähendab seda, et eestlased pidid konkureerima siis rahvusvahelistes vedudes. Ja sellega enam-vähem saadi hakkama, tõsi öeldakse kohe tuuakse näide Norrast. Norra oli 2,8 miljonit inimesega, ütleme, et 2,6-7 korda suurem kui Eesti rahvaarvult. Norras oli 33 000 meremeest. Ja ainuüksi need veoste rahad ja ka laevameeste palgad, mis siis Norra teenis teiste riikide kaupu vedades, oli suurem kui Eesti eksport ühes aastas.
nii et seetõttu tuuakse meile eeskujuks. Teine eeskuju tollal toodi on Kreeka, kes suutis umbes 10-15 aastaga enda laevastiku mahtu, kaubalaevastiku mahtu tõsta 1,5 korda. Kreeka laevu me teame, praegu küll räägime mugavuslipust, aga ka tollal kaubalaevastiku maht oli suure kiiruse kasvas nendel. 1937. aastal siis on erakaubalaevu 353 ja nendest siis välisvetes sõidab 147, muidugi enamus mahust on nende käes. Meremehi, kes siis teenivad aasta endale elatise, on 3000, aga lisame nüüd perekonnaliikmeid juurde, kõik sadama, kõik see, mis see laevandus teenindab. See on väga suur töökulu ja lisame nende perekonnaliikmed. Aasta läbi sai kindlasti 2000 ja pakutakse, et meremeeste kogupalgad on üle 3 miljoni tollase krooni. Nii et, ja kui siin ennem oli juttu, siis mis mõneti lõpetab tolleaegse laevanduse, mis saab ka väga tähtsaks valiku küsimuseks igale laevakaptenile, kes siis Eesti lipu all, aga Läti ja Leedu lipu all sõitva laevaga tollal sõitis. Ma loen teile ette ühe dokumendi. See on üks viimaseid riigi teatajaid, ENSV teataja hakkab mõne nädala pärast ilmuma. See on 27. juuli 1940 riigi teataja. Ja siin on samal päeval ilmunud Vabariigi presidendi poolt dekreedina antud seadus. See Vabariigi president ei ole keegi muu kui Vabariigi presidendi kohusetäitja, peaminister presidendi ülesannetes Johannes Vares. Teised allakirjutajad on peaministri asetäitja Ants Kruus ja välisminister Nikol Andresen. Loen teile teksti ette. Paragrahv 1. Välisvetes asuvail Eesti laevadel on keelatud igasugune väljasõit sadamaist ja sissesõit sadamaisse ilma Vabariigi valitsuse loata. Pange tähele, mingid lepingud. Prahilepingud ei loe enam. Pead sõitma. Paragrahv 2. Laevajuhid, kes eksivad Vabariigi valitsuse käsu vastu Eesti laevade kodumaale tagasitoimetamise asjus, koheldakse riigi äraandjaina, kusjuures vastutavad ka nende perekonnaliikmed ja lähimad sugulased. Paragrahv 3. Laevadel on keelatud minna Ameerika Ühendriikide ja Briti sadamatesse Vabariigi valitsuse loata. See tähendab teha järeldused järelikult sakslaste ja Saksa poolt okupeeritud Euroopa sadamatesse võib minna, kui vaja on. Märgatud on, kes on liitlane. Teine osa, kriminaalseadustikku täiendatakse paragrahviga 80 järgmises redaktsioonis. Laevajuhti, kes Vabariigi valitsuse loata sõitis välja välisriigi sadamast või sõitis välisriigi sadamasse, karistatakse tähtajata sunnitööga. Käesolev seadus jõustub avaldamisega. Me teame, et suur hulk laevu tegelikult ei tulnud. Nagu järgmine käsk oli järgmises riigi teatajas, et laevad peavad minema Nõukogude Liidu sadamatesse ja vahetama Ahtri lipu ära. Seda käsku väga paljud laevad ei täitnud ju. Tõsi küll, nende väga paljud nende laevade tee on ka kusagil Atlandi põhjas, kõik need teise maailmasõjaks veod. Aga merendus ei saa hakkama ilma konsuliteta. No me teame, et Eesti Vabariigil oli väga palju aukonsuleid. Need ametikonsuleid oli märksa vähem. Ma loen ka nende kohta käiva seadus ette. Alla on kirjutanud jällegi Maksi Munt, siseminister Vabariigi presidendi ülesannetes, Ants Kruus peaministri asetäitja ja Nikol kohtuministrina. See seadus kõlab nõnda. Välismaal asuvate riigireetjate ja nende perekonnaliikmete karistamise seadus. Antud Vabariigi presidendi poolt dekreedina 5. augustil 1940, seega näeme 8 päeva hiljem. Paragrahv 1. Eesti, nüüd on juba vahepeal, see on Eesti NSV-ks. Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi riigiasutise või ettevõtte poolt välismaale lähetatud Eesti NSV kodaniku keeldumist riigivõimu organite nõudmisel ilmuda tagasi kodumaale, loetakse ülejooksuks töörahva vaenlaste laagrisse ja kvalifitseeritakse riigireetmisena. Paragrahv 2. Isikud, kes keelduvad tagasi tulema kodumaale, kuulutatakse väljapool seadust olevat. Paragrahv 3. Väljaspool seadust olevaks kuulutamise käib kaasas A. Süüdimõistetu kõige vara konfiskeerimine, B. Süüdimõistetu mahalaskmine pärast 24 tunni möödumist arvatestama isiku tõestamise momendist. Paragrahv, see on see, mille tõttu Jaakson ütles, et oli Eestis surmamõistetud ju. Paragrahv 4. Väljaspool seadust olevaks kuulutatud isiku täisealisi perekonnaliikmeid,
kuna mingil viisil aitasid kaasa. Paragrahvis 1 ette nähtud riigi reetmisele karistatakse vangimajaga mitte üle 10 aasta ega iga vara konfiskeerimisega. Paragrahv 5. Käesolevas seaduses ette nähtud süüteod otsustab siseministri poolt moodustav kollegiaalne erikohus. Erikohtu otsused on lõplikud, nende peale edasikaebust ei ole. Paragrahv 6. Käesoleval seadusel on tagasiulatuv jõud. Kuna lugu on selliselt, see pidi kuulutama kuriteoks teo, mis oli tehtud enne selle seaduse avaldamist. Ja seadus jõustub avaldamisega. Nii et kui mõneti nüüd mõelda ja kokku võtta seda Käsmu merekooli aega, nagu me teame, kui Käsmu merekool lõppes tegevuse 31. aastal, siis kui öelda vahemärkusena veel, et tegelikult kui laevanduse mull oli, siis Eestis tegutses ka 1919-24 merekooli. Kuressaare merekool, see jätkab hiljem eramerekoolini veel pikalt, on kapten Tiere kool ja saab riigi toetust. Jah, lihtsama astmena. Siis kuni 21. aastani on ka Pärnus merekool. Jah, 1920 õppeaastat. Ja Eesti riigi viimaseks siis merekooli lõpuks jääb Tallinn, mis on täisastmetega. Mis on omaette probleem? Eestis ei olnud ette valmistatud ju vabariigi alguseks laevamehaanikuid. Neid oli kas Riiast või Peterburist ja see on suur, kui aurulaevade hulk kasvab. Nagu öeldud, et kui enne esimest maailmasõda oli vähe aurulaevu, pärast oli pooled laevad arvust aurulaevad, siis need hakkasid Tallinna Tehnikumi juures ette valmistama. Tallinna hiljem saab temast Tehnikaülikool. Aga 35 ühendatakse ja Eesti läheb uus merekooli seadus, mis kehtestab siis eelklassi ja 3 klassi, eelklass oli nendele, kes olid 6-klassilise haridusega, et ette valmistada need esimesse klassi minekuks, aga nagu öeldud, kõikide klasside vahel on see väga pikk praktikaeg, kus sa pead sõitma reaalselt. Ja väga täpselt on reguleeritud, mis sõiduks kulub ja mis mitte, ja mehaanikud pidid ka töötama teatud arvu kuid maa peal töökodades, mitte ainult laeval. Aga kui vaata nüüd see Käsmu merekool kokku, siis üks on väga lootusrikas aeg. Ärkamise aeg ja küll siin ka venestus ja majandusliku langusajad, et võib-olla isegi merekooli eelne aeg, enne Käsmut oli veel üks kiirema tõusuaeg. Nüüd sinna jääb väga kiire majandusliku tõusuaeg möödunud sajandi vahetusele selle järel, eriti pärast seda, kui Tallinnas hakatakse merekindlust ja suuri laevatehaseid, sõjalaevatehaseid ehitama, mis nõuab kõik materjalid, ehituse, toidu, kütuse, vedu. Peale selle maht tööstus kasvas, laeval peab olema ju mida vedada, kui me räägime kaubalaevast. Ja peab olema järelikult inimesi kohta kaupa vedada, siis suur tagasilöögiaeg, laevade arvu vähenemine ja uuesti siis vedude mulliaeg, mis annab meremeestele tööd ja leiba. Ja isegi nagu öeldud, majanduskriis väga veomahtu ei vähendanud. Isegi mitte laevaehitusmahte, kõige rohkem vähenes, kui vaadata maailma statistikat, tööpinkide ehitus. Kuna vaata nendesse ei investeeritud enam suure kriisi aeg. Ja lõppeb, nagu näeme, väga paljudele siis meremeestele, aga nagu öeldud, ma ütlesin ka konsulitele, kes sageli on ka merendusliku taustaga mehed, väga süngete valikutega. Kas tulla tagasi maale, kus sinu elu ja vabadus on ohus, või jääda siis mujale. Aga nagu me teame, see möödunud sajandi keskpaik oli üldse väga kuri aeg. Aitäh! Ei ole. Võib-olla ma unustasin, vabandage nüüd, üks, mis me märku võtta, kui see oli 20-30 aasta vahetusel põhilised Eesti veoseliinid, mida rahvusvaheliselt teenindati, siis suvisel hooajal oli väga levinud Soomest metsamaterjali vedamine Inglismaale ja ka Taani viidi, aga Inglismaa eelkõige ja osaleti ka Põhja-Venemaal. Põhja-Venemaa siis piki Siberi jõgesi parvetas metsa ju Põhja-Jäämere äärde ja siis jäälõhkujatega toodi ära, aga venelastel polnud endal piisavalt kaubalaevu. Ka seal käisid eestlased, aga talveajal ja talvel oldi väga sageli Vahemere peal, kus veeti siis väga palju näiteks sama sütt ja segakaupa. Saadi oma jalg sisse ka prantslaste ja inglaste vedudesse maapähkel Lääne-Afrikast Euroopasse. Ja isegi jõuti nii kaugele väga kuulsad veod, Salpeetri veod siis Euroopasse Tšiilist, ka sinna olid eestlased oma lepingud peale saanud.
kui te lubate, ma ütlen paar sõna metsavedude kohta. Ma olen seda vähekene uurinud. Näiteks Kösmu-Aurikud vedasid Soomest saematerjale Inglismaale. Üks standard, 5,1 tihomeetrit. 2000 tonnine aurik, 2500 tonnine aurik, võttis peale 1000 standardit. Noh, ütleme, see on tihomeetrites 5,1 tihomeetrit. Ja kõige paremal ajal üks standard maksis 40 krooni Soome sadamatest Hulli näiteks viia. Need on Käsma-Aurikute kinnistuse raamatutes kirjas. Aga tagasi toodi süsi Läänemere sadamatesse. Ja süsi oli kõige odavam kaup. See oli niisugune praht, mis maksis umbes 7 krooni Eesti krooni tonn. Nii, aga kui me rehkendame seda, et kui ilm oli ilus, ilm oli soodus ja sadamates väga pikasi laadimis-tossimisjärjekordi ei olnud, siis Inglise reis tehti ära 2 nädalaga, 2 maksimum 3 nädalaga. Ja võtame see 1000 standardit ja korrutame selle 40-ga, no ütleme bruto 40 000 krooni. Ja 2,5 brutone laev, 1000 brutone laev võtab kuskil 2500-3000 tonni peale. See on, ütleme, 18-20 000 tonni, 7, korrutame 7-ga, see on siis 14 000. Paneme see 40 ja 17 kokku, 57 000 brutto. See on üks reis, aga maha tuleb võtta ju meeskonna palgad, sadama maksud, süsi, määrdeained, kõik see. Aga kui asi edenes ilusasti, siis kusagil 3 aastaga teeniti väga ilus raha ja me teame seda, et selle aja jooksul teenis juba üks aurik, teise auriku välja. Kui me vaatame neid Käsmu esimesi aurikuid, no kõige esimene ei olnud ostetud Riigipanga laenuga, aga riigi arhiivis töötades ma vaatan, juba järgmised 3 aurikut osteti Inglismaalt ja juba Riigipanga abiga. Ise omal oli ka puhas raha kõrvale pandud, aga võeti Riigipangast appi. Näiteks järgmine aurik Hilda, mis oli väikene aurik tegelikult, kusagil seal 1400 brutoregistrit tema oli. Tema maksis juba 9000 Inglise naela. Järgmine aurik oli Linda, tema maksis juba 11 000 Inglise naela, tema oli suurem. Ja aurik siis Ella, mitte Ella, vaid siis, näete nüüd, kapten Eduard Lepni oli esimene kapten peal, ma ei saa praegu ütelda. Minna osteti 30. aastal, ta oli suhteliselt uus aurik. Tema oli üks inglane veel osanikuks jäi sinna peale. Ja sest tema ei saa öelda, et ta oleks vana aurik olnud, ta oli kusagil, kui ta 30. aastal osteti, aga ta oli 18. aastal ehitatud, 12 aastat oli vana aurik. Tema maksis juba 14 000 Inglise naela. Nii et see oli juba soliidne hind küllapki, tolle aja rahvas mäletavad neid suhteid omavahel. Üks Inglise nael oli 18 Eesti krooni, aga mis Eesti krooni on, seda me kõik teame, mis tolle ajal oli. Võrreldes teise Eesti Vabariigi krooniga tema ostejõud oli circa 100 korda suurem oli, kui me seda... Mis see Käsmu viimane käive, 39 aasta käive? Oli puhtalt 1 300 000 Eesti krooni. Ja korrutage 100. Ja korrutame selle 100. Ja teate, ja muidugi mehed, sest siis juba osteti iga aasta üks aurik. Ja viimased aurikud, mis tulid, no ütleme siin kuskil 38. aastal kaotati 2 aurikut. Ja väga kurb asjalugu oli see, et aurik Hilda jooksis Nordkvarkenis Botnia lahes tormiga rannakaljudele ja hukkus kogu metsalaadungiga ja osa meestega. Aga sama aasta sügisel huppus aurik Lenna, olles metsalaadungiga teel jälle Soomest Inglismaale Borkum Rihvierast. Ma ei tea, võib-olla kapten Rausova teab, kus see Borkum Rihv on Nordi merest. Ta hukkus seal orkaanis ja see oli suur õnn, et üks Saksa reisilaev läks mööda. Ja seal oli julge tüürimees, Kelleri nimeline mees, esimene tüürimees, kelle komando peale lasti päästepaadid alla ja riskides oma eluga, oma meremeeste eludega korjati aurik Lenna pealt meeskond ära. Aga kindlustusrahad saadi kätte ja pärast seda osteti veel iga aasta üks aurik niimoodi, et 40 aastaks
oli Käsmu meestel juba 12 aurikut jälle järgi uuesti. Ja viimane aurik Signe, millega kapten Rudolf Pahlberg oli teel Ameerika Ühendriikidest Läänemerele ja saab merele raadiogrammi, et natsionaliseeritud Eestis, võtsin, härra luges ette, saabuda laevaga Eestisse, aga ta keerab Kesk-Atlandit otsa ringi ja läheb Ameerika Ühendriikidesse tagasi ja jääbki laevaga sinna. Aga ülejäänud aurikutega oli väga kurb lugu see, et esialgu laevad tõstsid üles muidugi punased lipud, sest selle kapten Oskar Tiidemanni kõrvale pandi kommunistliku partei liige enne sõda kapten Endel Liivak ja kõik Oskar Tiidemanni viseeritud asjad, mis raadiogrammid lähevad laevadele, tema kontrollib ära. Ja tõesti, Käsmu aurikud pärast seda, kui aurik Linda saab torpeedo Nordi meres 1940. aasta 11. veebruaril, antakse merele, laevad on veel natsionaliseerimata, antakse merele raadiogramm. Pärast prahtide mahapanekut tulla ballastis laevadega Stockholmisse. Ja mehed täidavad selle käsu ja 8 Käsmu aurikud tulevad Stockholmisse, pannakse sinna ennast seisma. Jõutakse veel ära müüa esimene aurik Nemrak, teised uuemad aurikud jäävad sinna. Ja nüüd kujutage ette, kommunistlik riigipööre Eestis 40. aasta juuli ja Rootsi valitsus esimese ja ainukesena tunnustab Balti riike Venemaa koosseisus ja Käsmu aurikud ja ka muud aurikud, kes seal on, antakse välja Venemaale ja tullakse nendele aurikutele järgi, juba osa meeskondasi on ära läinud ja Rootsi annab aurikud välja ja tõstetakse punased lipud ülesse ja need aurikud hakkavad sõitma veel punaste lipude all. Aga varsti on seda algamas. Ja ma räägin ühe episoodi, kui on aega veel rääkida. Kapten Raudsalu teadus, härra kapten Padu oli meil ühine tuttav ja tema on Käsmu auriku majja peal, sõidab madrusena ja nemad tulevad sel momendil kapten Sandbank, saab telegrammi ja tuleb laevaga Leningradi ja Leningradis pannakse Odra laadung peale, kuna 2 diktaatorit on suured sõbrad omavahel on. Ja hakkab, aga meeskonnad jäävad peale veel. Sellest huvitav on see, et kommunistlik võim ei julgenud, laevad natsionaliseeriti, aga nendel välissadamates ei olnud dispetšereid ees, nagu oli Käsmu laevakompaniidel oli ette valmistatud seda. Nemad ei oskanud midagi laevadega peale hakata. Ja osadele laevadele jäävad vanad kaptenid meeskonnad peale. Ja niimoodi kapten Sandbank läheb aurik Maiaga punase lippu all läheb Saksamaale. Ja nemad on Königsbergis, saavad laeva tühjaks ja tulevad Königsbergist välja. Ja merel radist tuleb kapteni juurde ja ütleb, et eeter sumiseb kõik, et midagi on lahti. No see on see 22. juuni 41. Ja nad saavad merele raadiogrammi, nad on juba kaugel merel, et tulla sisse Liibavisse. Liibavisse tulla ei saa, meri põleb või linn põleb, merelt on näha. Tulevad Liibavist edasi, minna Ventspilsisse sisse. Ei saa minna, Ventspils põleb kõik, juba Saksa lennukid pommitavad Ventspilsi. Ja siis kapten Elmar Sandbank otsustab Maiaga tulla Irbenist sisse, kuna asjalugu on selline, et avamerele minna ei julge, Saksa torpeedopaadid on juba väljas. Ja nad on veel avamerel, hakkavad tulema Irbeni poole ja Irbenist Vene rannakaitsekahurid hakkavad summima nende pihta. Aga kui nad näevad, et juba mürsud langevad juba mõnisada meetrit eespool, tagapool, kapten Sandbank maneeverdab laevaga ja minnakse avamerel tagasi. Päevaaeg tuleb laeva kohale, väikene lennuk lehvitab tiibadega ja näitab kurssi Irbeni peale. Ja nad tulevad Irbenist, tulevad sisse, läbi Muhu väina tullakse küllaki suure aurikuga, 3000 tonnise aurikuga tullakse Tallinnasse ja Tallinnast laias seisma. Aga no see on üks episood, aga neid episoode väga huvitavaid ja palju on. Nii et aitäh teile. Mis te nüüd arvate, mis nüüd juhtub? Kohvipaus.